Tere, kallid kudumispesa sõbrad ja teie ees jälle kudumispesa perenaine, kes maniakaalselt soovib teid õpetada midagi uut, mis ta ise hakkas nagu teadma ja nüüd tahab teid ka õpetada ja näidata teile näiteks, kuidas kududa sellise, see on sokk, eks ole, ja see on kand ja selle kanna nimeks on bumerang. Bumerang ta on sellepärast, et me koome seda esiteks ühte poole ja siis pärast teisele poole ja päris paljud nagu ei saa aru, kuidas seda tehakse. Mina sain pihta ja mina väga tahan, et teie ka saate pihta sellega, kuidas seda tehakse, et selline hästi visakas, hästi ilus, absoluutselt minu meelest perfektne kant tuleb sel viisil sokkel, et kusjuures absoluutselt kõik tööstuslikud sokid on tehtud selle bumerang kannaga. Et need, kes ei tea, kes see kudumispesa perenaine on, kindlasti kuulavad, et mina eestlanna ei ole. Mina õppisin eesti keelt siis, kui juba olin suur tüdruk, et umbes, mis ma olin, et 25, umbes niimoodi, et pärilt ma olen Ukrainast ja siin ma elan päris kaua aega. Et lapsed, mees, kõik on puhtad eestlased, no lapsed küll ei ole, aga no saate aru. Ja minu eesti keel ei ole võimalik, et nii perfektne, aga ma perfektselt oskan kududa ja seletada, kuidas seda tehakse. Vähemalt ma püüan anda kõik parimad selleks, et kõik saate aru, mida mina teen. Kõige tähtsam mitte mida räägin, vaid mida ma näitan ja kuidas seda tuleb. Mina näitan teile kõige kiiremad viisid ja ma tahaks, et kõik saavad aru esimesest korrast, no vähemalt kolmandast. No nii, alustame. Et siin on päris sokk ja niimoodi välja näeb see kand, kui me niimoodi seda ilusti paneme ja siis juba tahame pildistada, siis niimoodi see välja näeb. Et mis siin võlu? Võlu on see, et mul on näiteks siin muster, kui te näete, eks ole, mustris on olemas sellised iluribad ja sellise iluriba ma jätkan kannal ka, et seal kannalakkal ja siis edasi ja siis lõpuni käib. Eks ole, et üks asi, see on ilus, teine asi, et see on praktiline ka. Ja kolmas asi, et kuna on selline olemas selline ilu asi keskel, siis meil on